Aga meie ette on tulnud orkester Türi. Nemad on oma teekonda alustanud juba õige varakult, sest et need on meie kõige kaugemad külalised täna. Nad on öelnud enda kohta nii. Siis, kui vanajumal puhkpilliorkestritele nimesid pani, seisid Türi kandi mehed järjekorras päris saba lõpus. Kui kord kätte jõudis, oligi järele jäänud ainult üks nimi. Lõuna-Järvamaa puhkpilliorkester. Võta või jäta. Loomulikult võeti. Sellest ajast on möödas juba oma 17,5 aastat. Vahepeal sai pikk ja kohmakas geograafiline termin orkester Türiks tuunitud. Alates 2002. aastast on osa võetud kõikidest üleriigilistest laulupidudest. Nooruslikku särtsu ja uljust toovad koos mängu Türi muusikakooli õpilased ja vilistlased. Tarkust ja kainet meelt lisavad kohalikud harrastusmuusikud. Teie ees on orkester Türi. Suur tänu. Esimene lugu vist tutvustamist ei vaja. Tuntud filmimuusika. Mis ta filmi nimi oligi, mulle peab tutvustama, eks ole. Helise muusika, jah. Ja teiseks kõlab ka teatud kontingendile väga tuttud lugu. Music to watch girls by.
Suur tänu. Ja järgmiseks hakkab kõlama Eesti muusika, filmimuusika siis Ülo Vinter, Kord õige ammu. Ja noh, nüüd tuleb üks polka, Tšehhi või Saksa või Beer-Barrel polka, see on väga palju nimesid sellel lool. Viimati mängisime seda ühte sellisel loel nagu, mis ta nimi oli, Skoda Skladi. Aga praegu on Skoda Laski, aga praegu me esitame Beer-Barrel polka, see on lastelaul. Aitäh! Nüüd üks väga tuntud lugu, aga sellises kuues, mida seda on ka ammu mängitud juba, aga võib-olla paljud ei tea, et selline tuntud viis nagu
Long long ago ja eesti keeles lauldakse veel. Ma kuuleksin sõnu nii häid ja mis sõna see oli? Selle ingliskeelne üks variant kannab pealkirja Don't sit under the apple tree. Vaadake, kas tunnete selle teema ära siit? Aitäh!
orkester Türi. Aitäh teile. Teie ees on aga Pritsu Prass. Ajalugu on neil pisut väike muude asjadega võrreldes. Ei saa nad rääkida Vana-Rooma perioodist ega pidudest enne Kristust. Mida pole, seda pole. Vaid juured on auväärsed. Kaugemad otsad kogunisti ulatuvad 1884. aastasse. Pritsu Prassi lugu sai alguse sellest, et 3. oktoobril 2007 kogunesid Tallinna tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri osad liikmed, et läbi mängida mõned palad, kuulata, millega täpselt tegu ja otsustada, millistel üritustel neid võiks kasutada. Orkestratsioon oli proovitavatel lugudel harjumatult vanamoodne ja raskepärane ning asja nendest kogumike lugudest praeguseni pole saanud. Küll aga hakkas kooslus ise meestele meeldima ning proovijad jäid kokku katsetama veel muid palasid. Peagi seadis Raimo Reitel juba konkreetselt sellele koosseisule paar lugu ning mängijate entusiasmi ja Raimo juhendaja kogemuse ning ka tema arranžeerimisoskuse baasil oligi sündinud brassbänd. Teie ees on Pritsu Prass, dirigent Raimo Reitel.
Teie ees oli Pritsu Pross. Head sauelased ja külalised, teie ees on tänase Harjumaa 5. puhkpillipäeva koondorkester. Laval on kõik täna esinenud pillimehed ja nad esitavad 2 lugu. Sinule Eesti ning teisena puhkpillipäeva nimilugu Käes on jälle suvi. Eesti dirigeeris Ants Oidekivi, orkester Türi.
hea mängija, igaüks teist. Suur tänu teile, et te tulite siia ja selle peo meie tammikusse tõite. Aitäh kõik dirigendid, kes te tulite oma orkestritega. See, mis kõlas, see annab lootust, et tuleb hea pidu. Aga nüüd tuleb tõesti selle peo nimilugu. Käes on jälle suvi. Ta on praegu käes, ma ei tea kui kauaks. Aga täna oli suvi. Käes on jälle suvi. Aitäh ja Sirli, ole hea. See on lõpulugu, ütlen ette ära, lisalugusid ei tule.
Harjumaa puhkpillipäeva koondorkester ja dirigent Sirli Illak-Oluvere. aitäh teile!